mingisugust küsimusi. Aga Egle, palun, virtuaalne lava on sinu päralt ja edukat rääkimist. Jep, let's do it. Omalt poolt naised ja ettevõtlus on minu jaoks lihtsalt selline teema, et ma ilmselt oma matmisprotseduuril ka üritan veel kedagi ettevõtlusesse tõmmata. Et see on nagu nii lootusetu, et see läheb hauda siis, kui muld on peal ja tuli on kustus ja midagi rohkem ei saa toimuda, eks ju. Aga üks vahelik ka, et me oleme Eglega mõlemad ka äriklubis koos toimetamas ettevõtlikkusele hoogu andmas. Ja kui ma saan anda mõtteid, inspiratsiooni oma ettevõtte loomiseks, siis täpselt see on see, miks ma üldse istun praegu siin teiega. Ma istun padja peal, sest ma olen lühike tüdruk, muidu oleks kuskil näha, oleks mind raske, et vahet ei ole, kus sa pärit oled, mis su taust on. Ma ise olen pärit pisikesest külast, ei ole sündinud hõbelusikas suus ega midagi. Ma nii väga soovin naised teile anda just seda mõtet, et me ei pea ilmtingimata võtma alati toetajat rolli suhetes. Me tihti anname katsetamise ja avastamise ja seiklemise rollid anname oma abikaasadele, oma elukaaslastele. Aga miks mitte ei võiks me seda teha ise ja ettevõtluses ka. Te ju ilmselt teate, et doktorikraadiga inimeste seas on ettevõtteid kõige vähem ja see tuleb tagasi mehelikkuse, naiselikkuse juurde äkki. Me oleme ettevaatlikud, me oleme üldiselt väga kõrgelt haritud, me oskame üle mõelda asju ja selle asemel, et tegutseda, me jääme sellesse kinni, et me analüüsime üle ja siis hirm on nii suur, et rohkem me enam edasi toimetada ei taha. Ärme tee nii, see ei toimi. Head tüdrukud lähevad, kukuvad põlvili, me oleme marraskil, meil on katki, meil on paha ja me tõuseme üles ja me õpime kõndima niimoodi, et me enam ei kuku ja kui me kukume teises kohas, siis me jälle õpime, kuidas mitte kukkuda. Ma jagaksin seega nüüd oma ekraani. Niimoodi. Paneme selle suure pildi peale. Ja äkitsi me saame siit ka nüüd hea suure vaate. Nii. Ja ma soovin rääkida teile täna sellel teemal, miks just praegu on hea luua oma e-kaubanduse ettevõtte. Praegu kriisi ajal ma tõesti südames tunnen, et see aeg on hea, sest mõelge ise, suur osa, kui mitte enamus inimesi, kes veel ei ole e-kaubandusest pidanud asju ostma, on juba selle 1,5 kuuga vähemasti pidanud ühe asja ostma e-kaubandusest. Meie siin väikeses Eestis võib-olla ei oska hoomata seda suurt skaalat, aga Ameerikas on Amazon number 1 ostukeskkond, maailma suurim koht, mis on inglise keeles ja neil on lisaks sellise kärbse paberilaadne programm nimega Prime ehk siis kaubad jõuavad sulle tasuta kohale ehk siis kui Amazon e-kaubandus kasvab keskeltläbi aastas 20%, siis ma ei tea, kas ma võtan väga julge lause praegu ette, aga minu arvates järgmiseks aastaks on Amazon kahekordistunud. Ja just praegu, kui on kriis, just praegu, kui on nii-öelda veri tänavatel, on tegelikult õige aeg mõelda just selle nii-öelda tõusuhetke püüdmise peale, sest ja hetkel on 10 miljonid ameeriklased tööta ja nad saavad kodaniku palka, see on väike, nad suudavad hinge sees hoida ja paljud ärid lähevad kinni. Hästi suur ebakindlus on õhus, aga ühegi ettevõtlusega ma usun, et keegi meist täna ei arva, et see on kiiresti rikastumise skeem. Ettevõtlus on ettevõtlus, ettevõtlus on edasi minemine, pidev õppimine ja kogu see aeg, kui on nii-öelda veri tänavatel, siis me saame selle ära kasutada enda õpiprotsessi jaoks. Ja sellepärast just praegu on parim aeg e-kaubanduses alustada. Me õpime ja siis, kui me oleme ära õppinud, siis on kliendid tagasi taaskord e-kaubanduses. Kes ma olen? Olen ise väga praktiline praktik. Ma alustasin 2017 üksinda Amazonis pusimist, kui ma elasin Aasias. Ja seda põhimõtet ma olen juba mõnda aega teadnud ja enda lohutuseks toonud, et keegi ei ole targem kui mina ja keegi ei ole targem kui sina, aga sina ei ole targem kui mina ja mina ei ole targem kui sina. Tegelikult me oleme kõik suhteliselt samal tasemel.
Ja kui ma nägin ettevõtjaid, digitaalnomaade, kellel puudub elukoht, kes istuvad oma arvutiga ja käivad ühest riigist teise ja elavad oma elu nii-öelda e-kaubanduse, mõned ka e-turundusega leiba teenides, siis ma otsustasin, et ma ei ole rumalam kui nemad ja hakkasin protsessi õppima. Ma kindlasti ei ole sündinud hõbelusikas suus selles mõttes, et ma tõesti pärinen hästi pisikesest külast, 100 inimest oli seal, käisin koolis, kus oli 50 last, edasi pisikeses Alevi keskkoolis. Aga minu arvates on aeg, et väikeses nutikas IT-riigis nimega Eesti ei oleks IT ainult nii-öelda IT-maffia. Minu arvates meil võiks olla ka e-kaubanduse maffia, sest siin Põhjamaa riigis paraku meil ei ole siesta võimalust. Meil on 9 kuud nigelat suusailma. Tekitame siis siia ägedaid, kiiresti kasvavaid e-kaubandusettevõtted, siis praegu on selles aeg lihtsalt niivõrd hea. Teeks IT-poistele tuule alla. Ma oleks selle üle väga uhke. Praegu olen tegutsenud ettevõttes, praegu läheb umbes 3. aasta, oleme nii-öelda meie žargoonis 7-figure sellers ehk siis trajektooril püüdmaks 2,5 miljonit aastakäivet dollarites. Ja Amazonis me räägime kõigest dollarites, sellepärast, et meie põhiturg on Ameerika. Olen iseloomult veidi püsimatu, pigem võib-olla generalist, võib-olla lohutuseks neile, kes ei tunnevad endas ka ära seda, et ma proovin ühte, proovin teist, ma kuidagi ei leia seda päris oma asja. Mind huvitab palju asju korraga, ma ei ole ainult disainer, ma ei ole ainult raamatupidamise huviga, ma ei ole ainult mis iganes ühe fookusega. Sul on palju fookuseid, siis ma olen hästi pikalt pidanud seda suureks nõrkuseks. Aga praegu ma näen, et e-kaubanduses see ei ole nõrkus, sest et neid valdkondi, mida sa pead oma peast läbi laskma, neid on väga-väga palju. Ja siin on pigem hea, kui sa ei jää kinni, vaid sa liigud edasi. Kui Amazoniga alustada, siis kindlasti arvesta kvartal kuni 6 kuud õpiperioodi. Protsessid on pigem aeglased, sest rahvusvaheline e-kaubandus on pika protsessiga. Me hiljem käime sellise protsessi ringi üle, et sa saad aru, mida tähendab rahvusvaheline e-kaubandus ajalises mõttes, rahalises mõttes, mida mul alustamiseks vaja on. Ja kui ma alustasin, siis ma lükkasin 3 toodet turule, alles jäi neist ainult 1, see on täiesti normaalne seis. Failimine on okei, katsetamine on okei, sa pead seda tegema, kui nagu ei õpi mitte millestki, sedasi liikuda ei saa. Minu suurim viga oli see, et ma lendasin mingisugusel hetkel, kui natuke hakkas enesekindlust tekkima, lendasin liiga suure uute toodete kogusega peale, ma ei jõudnud listinguid valmis teha, kaup jäi tolli kinni ja selle liigutusega kaotasin 20, 30, 40 000 dollarit tol hetkel. Lõpuks ma ei hakanud enam kokku lugemagi, sest see mats oli lihtsalt liiga valus. Aga peamine tugevus äkki on vastupidavus. Äkki on see, et iga probleem on võimalus, iga probleem on pigem küsimus, mis peaks juhtuma selleks, et ma saaksin edasi minna. Küsimus ei ole see, et mis nüüd saab. Mis nüüd saab? Pigem on see, mis peaks juhtuma selles, et ma pean edasi minna. Ja see küsimus kuidagi avab sulle võimalused liikuda kõige kiirema lahenduse suunas. Alustasin palgatöö kõrvalt. Minu mõttes palgatöö oli eelmine ettevõte. Olin digiturundusagentuuri loonud värskelt 1,5 aastat. Teenindasin Teletorni, Lennusadamat. Aga olin mees koeraga ja tundsin, et ma ei soovi digiturunduses tiimi luua, sest see ei olnud päris minu passion. See oleks olnud liigne keskendumine, liigne süvenemine ainult ühte valdkonda. Ja sel hetkel sa ei saa kohe palgatöölt ära tulla. Ja ma tahan anda mõned nipid, kuidas seda teha laste, pere, sõprade palgatöö kõrvalt. Sa pead esialgu olema veendunud, et ettevõtlus, loomine, probleemide lahendamine on sinu jaoks okei. Sa ei ole sellist tüüpi inimene, kes vajab turvatunnet väljaspoolt. Sa pigem oled inimene, ja nüüd on see sissevaatamise koht, sa oled inimene, kes pigem arvab, et ta kasvab ja areneb siis, kui ta on kogu aeg natukene piiri peal. Ja piiri peal olemine ettevõtjale on okei. Ja tead, mis mõnikord piirist välja astumine on okei ja pikka aega piirist väljas olemine on ka okei.
mingisugusel hetkel küll see võib minna düsbalanssi. Olen käinud minagi teraapiates ja siis ühel hetkel oli väike naljahetk, et kui tavaliselt need turvatsoon ja mugavustsoon ja ebamugavustsoon, siis minul oli, tavalistel inimestel on niimoodi, et on see ebamugavustsoon on niisugune suur siin, eks ole. Et nad ei taha siia minna, siis mul oli pigem see probleem, et ma ei tahtnud mugavustsooni minna, aga mugavustsoonis me laadime ennast, ei saa viia ennast düsbalanssi. Minuga see juhtus, ma loodan, et sinuga seda ei juhtu. Palgatöö kõrvalt näeb välja alustamine nii, et sa õpid igal vabal hetkel. Kindlasti paljudel teist on lapsed, kindlasti nad ei lase arvutites rahulikult süveneda. Aga mis ma olen märganud on see, et kui nad ei lase arvutisse tulla, nad ju tahavad näha, mis seal ekraanil on, tahavad ise trükkida, tahavad vaadata liikuvaid pilte, siis kirjutada, lugeda ja podcast'e kuulata on nende kõrvalt väga palju lihtsam. Kiigutad last ja samal ajal on podcast ühes kõrvas, teise kõrvaga kuuled, kui midagi kuskil sinu keskkonnas hakkab toimuma, eks ole. Või samamoodi, kui sa kärutad oma beebit, teeb oma 2-3 tunniseid une, siis sa saad spordi ära teha, saad õppida ära Amazonis väga olulised tükid materjali, iga podcast, mida sa kuulad, üldiselt nad on tunniajased, kui mitte pikemad. Ja sa saad päris palju sükest õpimaterjali sisse võtta samal ajal, kui sa niikuinii peaksid pisikese beebiga õues olema. Nii et täpselt see oli see, mida ma tegin. Jätkasin oma selle meeskoeraga ettevõtte kõrvalt ise umbes pool aastat, aga ma olen natukene rahutuma natuuriga. Ma surusin ennast nurka ehk tühistasin kõik oma digiturunduskliendid 6 kuud pärast esimeste toodete lansseerimist. Ja see oli sellepärast, et ma usun tugevalt, et mingeid võimalusi me näeme elus alles siis, kui me oleme sunnitud neid võimalusi otsima. Ehk siis ma kaotsin ära sissetuleku, ma teadsin, kui ma tahan fokusseerida, jõuda kiiresti edasi, siis ma pean ennast nurka värvima. Ja seda ma tegin, oli raske, aga täitsa elus. Olen veel elus. Kui sul on võimalus olla töötukassas arvel, siis Amazoni ettevõtlusega alustamiseks on see väga hea, sest see hoiab sul hinge sees. Selles mõttes, et sa ei taha võtta ettevõtlusest raha välja, kui sa alles alustad, see aeglustab su kasvu. Mis meiega võib juhtuda? 2 stsenaariumi. Üks on see, et sa katsetad erinevaid tooteid, paned sinna alla raha, aga mitte ilmtingimata ei saa sealt positiivselt dubleerida oma sisse pandud raha. Teine asi, positiivne stsenaarium on see, et sul on väga kiire kasv mõne tootega ja seda on vaja rahastada. Kui sa võtad kohe alguses välja teenitud kasumi oma ettevõttes, siis sa ei suuda kasvada. Siis ma tuletan meelde, me oleme rahvusvahelises ettevõtluses, see ei ole Eesti turg. Meil on 300 miljonit klienti. Nii kui mingi toode hakkab tuule alla saama, siis sa lendad, nii et sul on prillid läinud, proteesidest pole haisugi, juukseid ka enam ei ole, sest see kasv on nagu hokikepp ja selle rahastamine on tegelikult väga tõsine väljakutse paljudele Amazoni platvormil toimetavatele ettevõtetele, kui sa oled õpikurvi läbinud ja sa juba hakkad aru saama, mida sa teed. Siis tuleb see kasvuhetk ja siis me hakkame mõtlema, et kuidas me harime pankasid, et nad meile raha annaksid. Me ei ole vahendajad. Paraku see õpiperiood, kui sa töötad, sul on pere, sul on sõbrad, sul on trenn, sel hetkel sa ikkagi pead ohverdama 3-6 kuud oma elust sellele, et sa kuskilt võtad selle aja. See ei ole igavesti, aga kuskilt sa võtad selle aja. Minu elus nägi see välja niimoodi, et nii kui ma ei võtnud seda pere arvelt, ma ei võtnud seda oma klientide arvelt tol hetkel, aga ma võtsin selle perioodis 9 kuni kella 2 öösel, enam-vähem umbes niimoodi. Ehk siis minu enda selline meelelahutuse aeg, Netflixi aeg, ma ei tea, kohati sõpradega veini joomise aeg, see suures osas ikkagi läks õppimisse, sest õppida on päris palju. Ja ma lihtsalt tahan, et sa tead, mis sind ees ootab, kui sa soovid rahvusvahelises ettevõtluses toimetada, sest neid hammasrattaid on üldse päris palju, need on vaja selgeks õppida. Ja sa teed seda, sest see on ilgelt põnev. See on tõesti ilgelt põnev. Ta on ilgelt põnev sellepärast, et vaata nüüd seda 2 jäämäge. Punane osa on see, mis on olemas. Hall osa on see, mis kasvab. Tavakaubandus kasvab 3,5%, e-kaubandus kasvab 17%, Amazon kasvab 20+ % aastas. Nii et e-kaubandus on 4 korda küll väiksem, aga kasvab 5 korda kiiremini. Astudes täna e-kaubanduse rongi peale
ja praegu ma üldse ei räägi, et sa pead Amazonis müüma. Müü eBay's, müü Etsy's, müü, ma ei tea, target.com'is ei ole vahet, kus sa toimetad, lihtsalt Amazon on kõige suurem. Siis sa astud sellise rongi peale, mis liigub ise. See on osalt juba see, et kui sa tahad head palka saada, siis mine IT-töötajaks, siis nii-öelda selle IT-töötaja töönimetusega käib juba hea palk kaasas, eks ole. Meie valdkonnaga käib kaasas minimaalselt 20% kasv defaultina ehk siis nii ehk naa. Kui sa oled vähegi saanud tooted üles, need tooted vähegi müüvad, sa oskad neid vähegi hoida õigetel kõrgetel positsioonidel. Isegi kui sa mitte midagi ei tee, siis müügid peaksid kasvama 20% aastas. Aga teate, mis see on väike? Me ei rahuldu selliste kasvudega. Kasvud, mis mu enda ettevõttes on olnud viimasel ajal, on olnud 300% year to year ja see on täiesti okei, lihtsalt rahastada on veidikene raske. Kogusin kokku klikid. Mida rohkem klikke mingi keskkond saab, ostukeskkond, seda rohkem tehakse sealt oste ka, eks ole. Kollane osa on Amazon, see suur piison on Amazon, see pisike linnukene on mis iganes teine müügiplatvorm. Amazon on tohutu gorilla, siin ei ole mitte midagi parata. Sa võid minna eBay'sse, sa võid minna Etsy'sse, sa võid minna Store Envy'sse. Sa võid kõike seda teha, lihtsalt kes iganes teab Pareto printsiipi, siis me tahame meil kõigil on 24 tundi. Me tahame toimetada seal, kus me paneme sisse 20% tööd, aga saame 80% tulu. E-kaubandusesse tahes-tahtmata on Amazon. Ja võiks ka võrrelda Amazoni versus oma poodi, sest et igasugused Shopify, WooCommerce'i lahendused on kindlasti sinu kuulmisest ka läbi käinud ja see on ka üks väga okei viis, kuidas ettevõtlust e-kaubanduse vormis viljeleda. Ma tahaksin natukene sind nüüd raputada kliendi client acquisition protsessi koha pealt, ehk siis kuidas klienti sa saad. Kui sul on enda pood, siis selle kliendi sa tood sinna Facebookist, Instagramist, Google'ist, oma uudiskirjast, blogist ja see kõik maksab sulle tööd, aega, raha, vaeva, sest ükski klient sinu e-poodi ausalt öeldes niisama ei jõua. No ta lihtsalt ei jõua. Kust ta teab, et su e-pood on olemas? Google'is on ka juba tänapäeval üpris keeruline esilehel olla, isegi kui sa eesti keeles. Amazon on platvorm, kuhu inimene läheb ostma asju juba selle tõttu, et see on number 1 asjade ostmise platvorm maailmas. Kui Google on number 1 koht, kus guugeldatakse, Amazon on number 1 koht, kus otsitakse asju, mida osta. Amazon toob 300 miljonit klienti ise kohale. Sinu asi on tulla seal välja teiste konkurentide seas ja pakkuda maksimaalselt head väärtuspakkumist. Oma poes sinu conversion on nüüd see, mitu inimest 100 ostab su toote. Shopify poe conversion keskeltläbi tavaliselt on 1–2%. Amazonis me saavutame conversionid kuni 40%, ma olen olnud klient, Eesti tootja, kelle conversion oli 60%. 100 kliendist 60 ostab. See conversion on mägede kõrgune sellest, mida sa saad saavutada oma Shopify poega. Me oleme üldiselt rahul conversioniga 20%, 20 inimest 100 ostab ja allapoole hakkame juba vaatama, kas midagi on korrast ära meie väärtuspakkumisega, aga isegi 20%-lise conversioni juures me ei saa üldse panna samale skaalale Shopify'd ega Amazoni poes nähtaval olekut. Oma internetipoes sa pead välja mõtlema, kuidas sa tegeled ladustamise ja tarnega. Amazonis seevastu on, kui sa kasutad Fulfilled by Amazon programmi, ehk siis sa viid oma kaubad Amazoni lattu, siis Amazon tegeleb ladustamise, tarne ja esmase kliendi teenindusega. Näiteks ei saanud kaupa kätte on inimene. Tegeleb sinu asemel, ehk siis on terve üks töötaja alustades, kelle sisuliselt Amazon võtab enda kanda. Ja minu jaoks oli see hästi oluline element, sest et me saame panna oma tähelepanu ja fookuse uute toodete väljatoomise peale, selle asemel, et mõelda, kuidas optimaalselt ladustada ja kuidas vähendada ladustamise ja tarnekulusid, mis muidu on paras peavalu, tegeleda katki minemiste ja kõige sellise probleemipuntraga. Ja oma internetipoes sa pead olema 24/7 valmis kõike probleeme lahendama. Amazoni customer support teeb selle sinu eest ära. Kliendid jõuavad sinuni, aga nad jõuavad sel juhul, kui neil on juba mingisugune konkreetsem küsimus. Nad said küll kauba kätte, aga midagi oli puudu. Nad tahavad teha mingit ettepanekut. Mis iganes, siuksed nagu nad ei ole päris lihtsad küsimused, nad on pigem sellised, vajavad nagu täpsemat tähelepanu, millega Amazon ise ei suuda toime tulla.
Aga sa pead teadma, et Amazon ei ole nüüd selline nii-öelda kullakaevandus. Kui sa Amazoni listingu teed, siis see listing ei kuulu sulle. See põhimõte on tegelikult lihtne. Amazon tahab, et pilt on selge. Kui keegi müüb sedasama valget tassi, siis sellel valgel tassil, kui ta ei ole bränditud tass, siis sellel valgel tassil on üks listing. Kui sina tahad müüa seda ja mina tahan müüa seda, siis me kõik müüme seda ühe listingu ehk kuulutuse all. Ja ma näen, et available from other sellers ja siis kõik need müüjad on seal rivistatud üles, aga listing on üks. Listing on üks. Nüüd Amazonis tegelikult raha tegemise viis on see, et sa ei lähe müüma olemasolevaid tooteid, sa arendad välja enda tooted. Aga sa pead teadma, et listing ei kuulu sulle. See on lihtsalt natuke vaimne asi, sest ega keegi ei tule seda listingut sinult kohe niimoodi ära krapama, aga see on siuke eripära, mis on huvitav. Amazoni puhul on päris hea see, et palgapäev on 2 korda kuus. Ülekanded on 2 korda kuus, kui sul on vaja kiiremini rahastada, sa võid requestida transferit ehk ülekannet juba kiiremini, võid ka iga päev seda teha, raha tuleb üle 3-5 päevaga. Nii et kui kuskil müük läheb hästi ja sul on vaja Hiina tehasesse anda järgmine tellimus kiiremini sisse, siis tegelikult sellega natukene suudab ära pehmendada kiirema kasvu kõverad. Kuna Amazoni kinnisidee on klient, siis Amazoni kinnisidee on tema ise ja siis kolmas kinnisidee või siis ka mitte on müüjad nagu meie. Kuna klient on number 1, siis inimesed usaldavad Amazoni meeletult palju. Inimesed usaldavad reviewsid ehk toote ülevaateid, mida teised kliendid on jätnud sinu toote alla väga palju. Tohutu pluss on see, et sul ei ole vaja brändi luua. Kui reviewd on head, pildimaterjal on suurepärane, väärtuspakkumine on selgelt välja toodud, siis sul on suhteliselt kerge või väga kerge võistelda olemasolevate suuremate brändidega. Inimene tahab, et teised inimesed on pakkunud social proofi ja social proofi me tekitame väga hea toote turule toomise ja suurepäraste reviewdega. Võime müüa kõiksugu nišitooteid on Amazonis täiesti piiritu ja see on koht, kus ma ütlen, et Amazoni platvormil toimetada ei ole mitte kunagi hilja. Uued värsked nišid ehk siis 3-4 sõnalised otsifraasid tekivad kogu aeg juurde. Meie asi on leida need uued fraasid üles, mida inimesed otsivad ja tuua nendesse uutesse fraasidesse uusi tooteid juurde. Mitte kunagi ei ole hilja, sest inimesed kogu aeg muudavad oma soove ja tahtmisi. Eraldi on võimalik Amazonis pakkuda hulgi oma tooteid ka B2B ehk äriklientidele. Ja paraku ei ole midagi teha, Amazon ei ole kõige ausam mängija, kui sa oled juba suurem tegija, siis võid märgata, et sinu segmenti tekib selline tore toode, mille brändi all ilutseb Amazon Basic ehk siis Amazon ise ei ole eriti hea tootearendaja, aga ta on päris hea kopeerija. Ehk siis kui sa oled juba natukene suuremas mängus, siis tuleb võistelda ka Amazoni endaga ja sinna vastu me ei saa mitte midagi parata. Sinu kaup on kuskil siin. See on päris hullumeelne, kas pole? Ja kui sa näed, siin on kõrvuti on Lego ja kõrvuti on habemajamiskreem. Random storage system on midagi, mida Amazon tõestas, et see on parim viis, kuidas tavatarbekaupu kliendile võimalikult kiiresti komplekteerida, sest ega sa ei osta ju koju 10 habemajamisvahtu, sa ostad habemajamisvahu ja siis sa ostad lastele midagi ja siis sa ostad kodutarbekaupu ja võib-olla ostad ka mingi puhastusvahendeid ja sellepärast Amazon panebki asjad pigem random storage systemi alusel riiulitele. See on päris hullumeelne. Amazoni töötajad käivad ligikaudu 24 kilomeetrit päeva jooksul, nii et kes tahab suveks saledaks saada, võiks kiiresti ennast kuskile Amazon Warehouse'i tööle saada. Ma olen päris kindel, et kehakaal suurena ja siin kindlasti ei püsi sellise kilometraaži puhul. Ja miks ta on veel hea ala, lisaks sellele, et see segment e-kaubandus kasvab ise suhteliselt kiirelt. Me ei lansseeri madala marginali ja väikese roiga tooteid. Me lansseerime kõrge marginali ja kõrge roiga. See tähendab, et marginal tootel on vähemasti 30%, roi on vähemasti 100-150%. Roi tähendab siis seda, kuidas ma tuubeldan oma raha. 100% roid tuubeldab sinu raha. Paned sisse $10 tootesse ja tarnesse ja lõpus sa oled kätte saanud 20. Ehk siis 10 on sellest kasumit ja 10 on kulude katteks.
Varem või hiljem e-kaubanduses ma olen näinud, ei ole seda varianti, et sa ei looks väga hästi toimivat ettevõtet, kui sa viitsid oma õppetunnid ära õppida varem või hiljem ja see on umbes aasta, pooleteise, 2 pärast oled sa ära õppinud kõik rahvusvahelise e-kaubanduse olulised protsessid ja Eesti Amazoni kogukonnas, millest ma hoolin, mida ma hoian ja mille heaolu eest ma seisan. Ma ju näen aastalt aastasse, kuidas uued alustajad alustavad ja see on lihtsalt nii klassika. Küsi ükskõik missuguse Amazoni raamatupidaja käest nende raamatupidamise sihukest kõverat ja see näeb välja umbes sihuke nagu kriips, see on see toote arendamise õppimise faas, aasta, poolteist, 2 ja siis hakkab midagi toimima ja siis, kui see hakkab midagi toimima, siis on niimoodi, et pidu on tänavatel ja kõik on suurepärane, aga ma ei tea, kelle tsitaat see on, üleöö edu taga on 10 aastat tööd, eks ole, et tegelikult ka Amazonis meil ei ole üleöö edu, sa pead võtma sisse selle õppimise, katsetamise aja ja siis tuleb sul ka see hokikepi kurv. Aastane miljoni käive ei ole rahvusvahelises globaalses e-kaubanduses tegelikult mitte midagi utoopilist, me räägime käibest, me ei räägi kasumist. Kui sa siin nüüd mõtled et okei, marginaal 30%, 30% ei ole puhas marginaal. Lõpuks, kui me katame ära raamatupidamiskulud, võib-olla me tahame töötada kuskilt kontorist, meil on teatud tarkvarakulud, siis meil jääb kätte 15-20%, aga 15-20% miljonist on päris hea summa, millega siis, aga see nüüd ei ole see, mida sa võtad palgaks. Sa tahad ju kogu aeg edasi kasvada, su kasv on nii suur, et väga suur osa Amazoni ettevõtteid sõidab Žigulidega ringi nii-öelda, et mitte pidurdada kasvu. Meil on vaja rahastada kasvu. Mis on veel äge, on see, et sa saad ise valida, mis segmendis sa toimetad. Ma annan mõne aja pärast kohe ka need segmendid, kus on kõige lihtsam alustada, kus failimine ei ole nii kiire ega valus. Ja sa saad segmenti vahetada. Pääsid ära laste kategooriast, lähed aeda, siis sa lähed kodutarvetesse, keegi ei piiritle sind. Sa ei ole vahendaja. Kindlasti mitte sa ei ole vahendaja. Amazoni ettevõtlus ei ole vahendamine kuulub pigem hiinlastele madala hinnapunktiga ja meie sinna turule ei mahu. Sa oled toote arendaja, kes kuulab inimeste soove, loeb reviewseid, sadu, tuhandeid reviewsid ja siis sa oled turundaja, ehk siis sa tahad selle parendatud toote tuua turule niimoodi, et ta on maksimaalselt hea nähtavusega. Soovi korral sa oled asukohavaba esimesest päevast peale. Sul tõepoolest ei ole vahet, kus maailmapunktist sa hiinlastele kirjutad. Küll aga võib-olla see ajavahe, tahad seda timmida. Naljakas on justkui nagu see, et kliendid ostavad, kuna Amazon on põhiturg, eks on Ameerikas, siis kliendid ostavad öösiti ja ärkad üles ja siis vaatad, kuidas päev on läinud, aga Eesti päev läheb justkui nagu hammasrataste tööl hoidmisel, et müügikoha pealt sa päevasel ajal väga palju infot sisse ei saa. Kes vähegi teab, millal on Hiina uus aasta, see on veebruar. Hiina uus aasta tähendab, et peaaegu kuu aega on Hiina tehased kinni, ehk siis see on perfektne ajastus meie halli kliima vastu võitlemiseks. Veebruar on suurepärane puhkuseaeg, see on meie tegevusala kildis, on see aeg, kui me võtame puhkuseid. Suvel väga tihti ei võta, sest siis hakkab peale juba jõuluhooajaks valmistumine. Miks mitte nautida seda soojast Aasiast või Hispaaniast ja kui sa ei taha puhata 30 päeva, siis saad välja töötada uusi tooteid. Ja kuna sa oled kogu aeg õppimas uusi asju, oled kogu aeg uues protsessis, siis inimestele, kes armastavad uut, kes armastavad õppida, on see tohutu põnev koht, kus oma aju töös hoida. See ei ole kiirelt rikastumise skeem. Ma tahan seda sellepärast öelda, et kui sa lähed järgmisena siit YouTube'i ja paned tööle How to start on Amazon või How to be successful in Amazon, siis kahjuks sa näed päris sageli, et öeldakse, et ei ole vaja teha midagi muud. Tule osta minu koolitus, tule registreeri siia webinarile, seminarile ja me näitame sulle 10 proven steps how to be successful. See on ettevõtlus maailma suurimas e-kanalis, see tähendab, et sa õpid rahvusvahelist ettevõtlust ja siin ei ole sellist asja nagu üleöö edu.
see võib olla, aga see ei ole see ei ole see, mille peale me välja läheme. Sa alustad Amazoni ettevõtte protsessi toote idee leidmisest. Idee kriteeriumid ma annan kohe järgmisel slaidil. Need on üpriski lihtsad, alustamiseks sobilikud. Ja kui sa oled idee leidnud, siis hakkad näidiseid tellima, suhtled vähemasti 20 tehasega. Ja kui sa oled kätte saanud näidised, oled ostnud ka konkurentide tooteid, et võrrelda, saanud kätte head hinnapunktid, siis umbes 30 päeva pärast oled sa valmis sisse andma tehasele tellimust. Tootmine reeglina ei käi kiiresti. Kui sa satud tegija otsa, kes annab sulle 2 päevaga, siis nad on edasimüüjad, nad ei ole tootjad. Tootmine väga laias laastus on 30 päeva, aga ta on kuskil seal 15-40 päeva vahel, mis iganes segmenti sa satud. Kui seal on tooted valmis, siis sa inspekteerid ja paned kaubad valmis Amazoni saatmiseks. Lennukiga transport Hiinast ja Hiinast sellepärast, et Hiina on maailmatehas, India on ka tehas, näitan veel kohti varsti, kus sa saad veel source'ida, aga lihtsalt Hiinas saab suhteliselt hea kvaliteedi ja hinnasuhte. Ja ma veel ütleks seda, et Hiina ei ole see koht, kus tuleb ainult crap'i. Ei tule, väga palju head kvaliteeti tuleb sealt. Sinu asi on välja sõeluda crap korralikust kaubast. Lennukiga tarnid sa kauba Ameerikas umbes 2 nädalaga, laevaga läheb vähemasti 2 korda nii kaua, aga hinnavahe on võib-olla 3-5 kordne. Suuri asju lennukiga tassida on väga kulukas. Sisuliselt see sööb ära su marginali. Kui see on pisike sükene, ma ei tea, majapidamis lapilaadne toode, flat, tal ei ole õhku sees väga, ehk siis ta ei ole selline nagu tassilaadne toode, siin on palju õhku sees. Õhutransport on meeletu kallis, et siis kõik, mis on suured ja on õhku sees, siis need lähevad kõik laevaga. Ja kui sa oled tollist läbi saanud, kaup on jõudnud Amazoni lattu, siis hakkab peale lanseerimine. Lanseerimine tähendab, et sa tahad oma toote viia teiste toodete seas võimalikult kõrgele positsioonile. Avalehele, kui inimene trükib sisse sinu otsifraasi, sa tahad olla selle otsifraasi avalehel võimalikult kõrgel. Ja siin on hästi palju tehnikaid, meetodeid, lähenemisi, kuidas need head positsioonid endale saavutada. Kellel on natukene turunduse või digiturunduse tausta, see võib aidata, aga üldse ei ole varasem turunduskogemus oluline, sellepärast et e-kaubanduses me leiutame endale protsessid suhteliselt nullist ise, mis meile toimivad. Nii et kui sul ei ole varasemat turunduskogemus, siis kindlasti sa ei tohiks muretseda. Sest niikuinii need protsessid on teistsugused. Ja siis, kui sa oled lanseerinud oma tooted ära umbes 30 päeva pärast, me näeme, kas meie pingutused review'sid saada, head positsioonid saada, kas need on kandnud vilja ja kas me orgaanilises otsingus tuleme välja või endiselt tuleb välja näiteks meie pay-per-click reklaam esimeses positsioonis ainult. Ja see ei ole kõige parem koht, kus olla, aga siis tuleb edasi lanseerida. Ideaalsel juhul klient näeb nii sinu pay-per-clicki ja reklaamiga toodet, kui ta näeb ka orgaanilises otsingus välja tulnud toodet. Ja kui nõudlus su kaubal on olemas, siis sa igal juhul laiened kohe edasi. Sa ei jää limpsima oma listingut, sa ei jää mõtlema, okei, kuidas ma saan teha natukene paremad pildid. Sa mõtled seda niikuinii, see on listingu optimeerimine, aga sa ei jää sinna pidama. Sa laiened läbi sama toote uute väärtuspakkumiste loomise. Sa komplekteerid selle toote 4 pakki. Kui sul on must toode, sa saad välja kollase, rohelise, oranži. Mõtled edasi, kas ma saaksin panna siia mingisuguse komplekteseme juurde, et ma loon mingisuguse kallima komplekti, mis võtab ära kliendil vajaduse osta mitu erinevat eset korraga. Võib-olla minu ese sobiks ka selleks, et ma Hiinast tellin talle kauni kinkepakendi ja ta ühtidi sobib ka kinke segmenti. For Mother's Day gift, graduation gift, Christmas present, for Father's Day. Sa saad sealt kätte jälle täiesti uue seni puutumata segmendi. Ja siis sa oled tagasi, kui sa oled ära laienenud nii palju, kui sa suudad laieneda, sa oled jälle tagasi alguses, ehk siis kui sa tahad uusi tooteid turule tuua, hakkad jälle leidma endale ideid. Mis toodetega võiksid mõelda alustada? Kindlasti ei tohi ta olla klaasist raske, ta ei tohi plahvatada, tal ei tohiks olla patareisid, ta ei tohi olla kuskilt moodi mürgine, eluohtlik, kriminaaltegevustega seotud. See tundub meile, eks ju, ilmselge.
Aga kuna ma olen konsulteerinud aastate jooksul väga palju alustavaid ettevõtjaid e-kaubanduse alal, siis paraku mõned meist mõtlevad, et aga mis siis on, kui ma lähengi mingi tulekustuteid müüma või niimoodi, et teised ju ei müü, kuna kõik räägivad, et ära müü. See päris nii ei ole. Esiteks, alustajad müüjad ei saa kõiki kategooriaid müüa, need on lihtsalt sinule kinni pandud. Sul peab olema konto mõnel juhul 12 kuud vana, et sa üleüldse saad alustada millegagi. Ehk siis sul ei ole mõtet üldse toote researchi tegema hakata kategooriates, mis puudutavad kõiki neid punkte, mida ma ette lugesin, eks ole. Kõik, mis tundub vähegi ohtlik või midagi, mis vajab vähegi rohkem sertifikaate. Ehk siis me võtame midagi, mis on lihtne, ta ei lähe katki, ta on vähem kui pool kilo, ta mahub umbes sulle 2 peopessa ja see on sellepärast, et shipping ei läheks liiga kalliks, sest sul on vaja esialgu ju kõik ette ära maksta. Need arved ei tule sulle pool aastat hiljem. Hind võiks olla kuskil psühholoogilise ostupiiri peal ehk siis $15–49. Ameeriklastele see on emotsionaalse ostu koht. Edasi sealt hakkavad nad natukene juba kaaluma, kas teha researchi, kas uurida YouTube'ist videosid, vaadata mingi tootevõrdluseid, et saada ikka parim diil kätte. Aga selles vahemikus nad teevad ostud suhteliselt kergesti ära ja sinu listingu conversion ehk siis ostude sagedus on päris kena. Nüüd sa tahad kindlasti leida selliseid tooteid, millel on kõrge nõudlus, aga väike konkurents. Ma annan sulle hiljem mõned tööriistad, millega sa saad seda teha. Ja lihtsamad kategooriad, kus alustada, kus ei plahvata kohe midagi sulle esimeste kuudega. Halvas mõttes on spordi ja välitegevustega seotud kategooria, köögikaubad, aiakaubad ja lemmikloomatarbed. Väikese sellise, toon nüüd 2 näidet rahamaailmast. Kui sul on näiteks olemas praegu $2500, sa võid alati panna siia euromärgi ette, on 2 erinevat taktikat, kuidas seda dubleerida, ehk siis tekitada 100% ROI. Ja sa soovid pikemas perspektiivis tekitada seisu, kus sul on $5000 taskus, siis kui sul on toode, mis maksab $15, siis selle läbimüük peab olema 33 tükki päevas, ehk siis sa pead suutma lansseerida oma kauba nii heale positsioonile, et ta on nii nähtav, et sa saad need 33 tükki päevas kätte. 33 müügi päevas Amazonis on suhteliselt hea läbimüük ja see on see, kuhu kindlasti sa võiksid pürgida. Nüüd, kui sa oled natukene rohkem kogenud ja sul on natukene rohkem raha, et lansseerida kallimaid tooteid, siis $100 tootega sul on vaja müüa 3 tükki päevas ja saad sama tulemuse. Aga ma ei soovita minna kohe kallistesse oversize segmentidesse, sest seal on nii palju ootamatuseid, mida sa esialgses õpikurvis sa ei ole lihtsalt ära teeninud. Nii et alusta ikkagi oma sellest soodsamast ja väiksemast segmendist. Aga tea, et edasi on võib-olla lihtsam ujuda nendes kategooriates, kus alustajaid on vähem. Ja sisseostu hinnaga tahaksin südamele panna, et palun katsu läbi lugeda kas või üks läbirääkimiste raamat, sest et siin on 2 ülemisel kastil on hinnavahe 2,38. See tegelikult tundub meile hästi väike hinnavahe, aga vaata alla igakuise kasumikasti. Igakuise kasumikasti vahe on $10,000 ja toote sisseostu hinnavahe on ainult 2,38. Ehk siis eelarvestame me igat senti kulla hinnaga. Me katsume saada tõesti igalt poolt parimaid hindu. Ja mis teha? Mõnikord tulevad eelarved kokku ainult siis, kui sa tegeled suurte kaubakogustega nii tootmises kui tarnimises. Alustamisel me kahjuks nendesse segmentidesse siseneda ei saa, aga kõik need värsked, uued long tail keywordid ehk siis 3-4 sõnalised otsifraasid, kus me tuvastame, et on vähe reviewsid, vähem kui 100 reviewd näiteks konkurentidel, aga nad teevad siiski $1000 kaupa müüki, siis värsketes segmentides on alati marginaalid paremad. Sinna ei ole veel suured haid sisse jõudnud. Ja selleks ajast, kui suured haid kohale jõuavad, sa ise oled juba suur hai. Nii et karta ei ole pikas mängus mitte midagi. Ettevõtet ei ole kohe vaja,
ettevõte võid teha 2–4 kuu pärast, kui sa oled ära õppinud oma protsessid. Ma väga soovitan mitte takerduda OÜ-sse. Eesti OÜ on väga hea, pole mingit probleemi, aga tee see siis, kui see õpiprotsess on läbitud. Sa alustad Amazonis, saad individual account'iga. Kui sa juhtumisi teed individual account'iga mõne müügi, siis see maksab sulle küll 99 senti nii-öelda komisjoni tasu, aga tühja sellest. Ärikonto on $40 kuus ja see on igakuine ja see aeg, kui sa õpid, sul ei ole mõtet sadu ja sadu dollareid kokkuvõttes panna lihtsalt Amazoni teenustasude peale. Alustad individual account'iga ja nii kui sa oled natukene rohkem edasi arenenud, sa saad minna pro-konto peale üle, mitte mingit probleemi ei ole. Ainuke vahe on see, et individual account'iga sa ei saa reklaami teha, aga õppimise ajal sa ei teegi reklaami, sa kohe ei tee reklaami, sa esialgu õpid seda, mis üldse on Amazoni kõhus toimub, kuidas tooteid üles panna, kuidas ma saan suurepäraseid pilte luua, mis üldse toimub erinevates keywordide väljades, eks ole, see võtab kõik päris palju aega. Ja hiljem, kui sa oled juba kindel, et sa lähed edasi, siis sa lood vaidkohuslase ettevõtte ja vaidkohuslased kindlasti, sest et rahvusvaheliste digiteenuste eest sa siis VAT-d maksma ei pea. Kui sul vaidkohuslust ei ole, siis PPC on digiteenus, PPC on pay-per-click ehk makstud reklaam. Kõik need reklaamiarved on sulle 20% kallimad ja see seis kindlasti majanduslikult mõttekas ei ole. Aeg ja raha. Põhitöö kõrvalt esimesed 2–4 kuud on väga okei. No siis ilmselt hakkab sul juba kripeldama, et ma peaksin natuke tempot lisama, mul hakkavad juba mingid tooteideed tulema, on ju. Kui sa tood esimest toodet turule, sa saad põhitöö kõrvalt hakkama küll. Mingisugusel hetkel ikkagi tuleb sul see otsustamise koht ära teha. Kui sa hädas oled, ma ei tea, kirjuta mulle, leia mind Facebookist üles, otsustame siis koos, aga mida varem sa saad fokusseerida täisaja Amazonile, seda kiiremini Amazon annab sulle tagasi seda, mida sa sealt tahad. Ja kui sa hakkad järjepidevalt lanseerima uusi tooteid, tooma turule uusi tooteid, välja arendama variatsioone, siis sul on tegelikult täiskohaga tööaeg. Raha. Õppimise ajal ma annan sulle tööriistad, mis ei too kulusid kaasa, aga toodete lanseerimiseks, ühe toote lanseerimiseks on sul vaja $2,000–5,000 küll. Sa saad lanseerida ka soodsamates kategooriates, see ei ole välistatud, kuid ma lihtsalt näen praktikas ära, et keskmine hind koos tarne ja tootmisega on $2,000–5,000. Ja võib-olla, et su esimene toode läheb hästi ja hakkab rahastama järgmisi lanseeringuid, võib-olla, et sa pead läbi testima 3–4 toodet selleks, et sa leiad oma sellise mõnusa kullasoove ülesse. Tasuta tööriistad, Helium 10, Helium 10 Chrome Extension ja Amazon Suggestion Expander. Sa leiad need Chrome'ist ja internetist, tee endale tasuta kontod ära ja nende tööriistadega sa hakkad leidma nüüd selliseid tooteid, mille käive on 4–7 tuhat. Jah, me näeme konkurentide käibeid ja me tahame, et selles segmendis oleks vähemasti 20 000 käivet parimatel tegijatel, sest me tahame, et meil oleks ilus eesmärk. Me tahame, et paljudel konkurentidel oleks vähem kui 100 review'd, hea kui on 50 review'd. Me tahame, et meie konkurentidel müüakse, et läbimüügi kogus on piisavalt suur, et ta tekitaks meile head käivet. Me tahame, et paljud on edukad. Kui on 1 või 2 edukad, siis võib olla see, et on suur bränd või on patent ja see on ohukoht. Me tahame, et konkurendid oleks pigem FBA mudeliga. FBM tähendab, et suured poeketid saadavad kaupa oma laost ja Amazon tähendab konkurendina seda, et Amazon konkureerib meiega. Ja ma tahan olla ka teadlik selles suhtes, et ma ei konkureeriks sellises kohas, kus on ainult suured brändid mul vastas. Suurte brändidega võistlemine ei ole probleem, aga kui mul on ainult Pampers, ainult L'Oreal, et siis natukene see muutub, eks ju, mul probleemiks ka. Kõige olulisem on mõelda, kuidas ma eristun, kas ma olen review'd läbi lugenud konkurentide puhul, mida nad jauravad, kus need poolikud tärnid tulevad ja kas ma saan selle asja ära parandada. Siin vaata, leiad üle maailma erinevaid kohti, kus sa saad leida tehaseid. Alibaba on Hiina põhine, aga seal on maailma tehased sees. Global Sources on kvaliteetsem koht.
Thomasnet annab sulle Ameerika ettevõtted, IndiaMart annab India, mis on käsitöö ja kangaste jaoks väga hea. Võid kasutada ka messide nimekirju, mis annab sulle hea ülevaate ettevõtetest, kelle kvaliteet on hea. Ja kasv toimub mugavustsoonist väljas. Ma tahan lihtsalt oma viimaste slaididega, ongi jäänud paar slaidi veel, anda sulle lihtsalt võib-olla mõningaid mõtteid, et kui sa tahad viia ennast kasvutrajektoorile, siis mõnikord sa pead inimesena ebamugavustsoonist ennast väljapoole tirima. Ja kuidas ma läbi Amazoni ettevõtluse olen seda ise teinud, et pidada vastu kiire kasvu, suurte nõudmiste, mõnikord pikkade töötundide, mõnikord ka vaimse valuga, kui sul on fail, mitukümmend tuhat eurot kaotada ei ole ju lõbus, sa pead vaimselt sellega toime tulema, et sa ei materda ennast 30 päeva järjest, et sa tõused tagasi jalgade peale, sa liigud edasi, sa leiad sealt õpipunkti. Siis minu praktilised näited ma panin lihtsalt siia kirja. Sa teed ennast vaimselt tugevamaks, kui sa teed nagu raskeid või nagu nõmedaid asju. Ma käin mõnikord hommikuti ilgelt vara jooksmas. Jooksen, ei tapa ennast ära, vaid lihtsalt tõestan ise endale, et ma suudan teha raskeid asju. Enne koroonat ma tegin akrobaatikat, ma ei ole üldse mingi piitspeenikene naine, tegin akrobaatikat sellepärast, et lihtsalt näidata, et kui mul on pea alaspidi, siis neid nii-öelda hirmsaid hetki on meil ju veel ja siis ettevõtluse hirmsad hetked ei tundu enam nii hirmsad. Ja jama ei ole probleem, jama on võimalus. Kui sina lahendad selle jama ära, siis sinu konkurent kõrval, kes ei taha seda lahendada, tema ju kukub kõrvalt ära ja sina hoiud palju rahulikumas konkurentsis. Mõned nipid veel. Kuna aju on sinu põhiline tööriist, siis õige pea sai mulle selgeks, et pidin endale ära tegema toidutalumatuse testi, sest ma tundsin sellist letargiat, brain fog'i, isegi olen kaldunud mingisugusel hetkel elus depressiivsetele lainetele ja ei ole tundnud, et ma olen justkui selles nagu süüdi, vaid see juhtub minuga pärast, kui ma söön midagi ja tuli välja, et minu puhul, ja see on individuaalne, on nisujahu väga suur probleem, suhkur on suur probleem, lisatud keemilised ained on suur probleem, ehk siis ma hoian ennast väga puhta toitumise peal. Aga toitumises ei saa endale halba teha. Kui sa libastud, siis libastud, sööd selle kaneelirulli ära, siis sööd selle kaneelirulli ära. Lihtsalt sa ju tead, et kui sa tahad maksimaalset powerit kätte saada oma ajust, siis tuleb aju hoida ja mitte nagu kaikaid kodaratesse visata. Ja ma panen ennast teadlikult ebamugavatesse olukorda. Ma olen tegelikult põhinatuurilt, ma arvan, ma olen introvertne inimene, aga ma ronin mõnikord lavale. Me teeme Amazoniga aastakonverentsi Amazoni kogukonnaga, kes tahab tulla, siis 10. oktoober on see Coca-Cola plaasas ja ma alati võtan vähemasti ühe ettekande endale teha ka just nimelt sellepärast, et natukene raputada ennast oma nagu nahast väljapoole. Olen teinud jääaugujumist, mõnikord talvel käin hommikuti külma lume peal kõndimas, et oleks natuke teistmoodi. Ma ei jäta ennast ka üksi. Võtsin Tony Robbinsi coachi endale iga 10 päeva tagant. Meil on nii-öelda aruandlus 30 minutit. Coach minu puhul väga hästi aitab rajal hoida. Kui sul on mingisugune accountability buddy, naabrinaine või mõni teine inimene, kes tahab Amazoniga alustada, täiesti sobib, ei pea maksma nende teenuste eest. Ja ma arvan, et see teema ei ole sulle võõras. Õpid kogu aeg. Raamatud, webinarid, live-sündmused, suvepäevad. Pigem vaadata siin, et vähemasti kord kvartalis midagi läbi lugeda ja kuskil laivis esineda. Ja viimane slaid minu poolt. Mul on väga hea meel, et sa selle minu slaidi maratoni vastu pidasid. Mul ei ole midagi selle vastu, et vastata sinu küsimustele nüüd siin edasi pool tundi. Kui midagi jääb ebaselgeks, siis egle@eturunduspartner.ee ja mu vana e-turunduse ettevõtte e-mail, mis on senimaani kuidagi säilinud, best before ei saa kuidagi üle, ikka veel toimib. Ja just praegu olen lõpetamas oma teadmiste sisselugemise videoformaati Amazoni kooli. Nii et kui sa oled Amazoni koolist huvitatud, siis Facebookist võid seda leida, veebilehte ma alles teen, aga minu teadmised seal 30-40 tunni mahus on Amazoni koolis kättesaadavad. Nii et edasiste kohtumisteni ja ma väga põnevaga ootan nüüd, mis küsimusi Signel on mul küsida. Ja, ma võtan siit kõik küsimused järjest, et küsib Liira, kas Eesti käibemaksu kohuslane on sama, mis VAT-ettevõte või peab USA ettevõte tegema?
Eesti käibemaksukohuslane on sama. Uut ettevõtet teha pole vaja, Ameerika ettevõtet ei ole ka vaja alguses teha, sest see on meile veel võõras, kuigi hiljem me teeme Ameerika ettevõtet sellepärast, et saada ligi Amazoni enda rahapajale. Amazon väga hea meelega annab kasvuks raha, aga selleks peab sul olema LLC ehk Amazoni Ameerika ettevõte. Ka seda ma kaaluksin sinu asemel siis, kui sul on vähemasti 1 miljon aastakäivet juba olemas. Väga hea. Küsib Kristina, kas sa oled müünud sama kaupa eBay's ja Amazonis? Missugused on kogemused võrdluseks? Naljakas on see, et ma ei ole oma kaupa ise veel eBay'sse pannud, aga teised panevad. Kui sul on Amazonis siuke hea kaup, mis läheb kaubaks, siis on väga palju selliseid affiliate market'ile, kõiksugu rahateenijaid, kes ostavad sinu toote $29 eest ja panevad eBay'sse $49 eest. Ja minu tooted on igal pool laiali, kõikides turuplatsides, mida sa suudad nagu ette kujutada. Nad on ja see on väga hea, sest nad on ju minu kliendid ka, aga ise ma lähen eBay'sse järgmise kvartali jooksul. Kas see kuidagi, mis tunde see tekitab, kui sinu kaupa kopeeritakse või keegi teeb selle järgi või Amazon teeb selle ise järgi, et kuidas see tunne on? No see ei ole üldse hea tunne, aga see nüüd ei ole see tunne, et keegi ostab minu käest kaupa ja paneb selle uuesti üles eBay'sse, on ju. Et need on 2 erinevat asja. Kui keegi tuleb ja kopeerib minu kaupa, ma saan kaitsta ennast selle vastu, et kui ma teen näiteks komplekttoote, ma võtan kaubad erinevatest tehastest, ehk siis seda kopeerida on raske. Teiseks, ma mitte kunagi ei tule turule tootega, mis on otse olemas Alibaba riiulitel. Mitte kunagi. Ma alati mõtlen selle peale, kuidas ma saan teha seda toodet paremaks ja ideid ma ei mõtle ise välja, vaid ma võtan konkurentide review'd, konkurentide toote küsimused ja nopin sealt kvantitatiivse, kvalitatiivse analüüsiga välja kõige sagedasemad elemendid ja siis rakendan tootearenduses neid. Ehk et niimoodi tekib sinu unikaalne toode? Ja, et sa ei ime kuskilt pastakast mingisugust suurt tõde välja. Siis küsib Kristina veel, et kauba pakkimine, etikeerimine ja shippimine Amazoni lattu, et kuidas see toimib? Selles ei ole mitte midagi keerulist. Kui sa toimetad Hiina tehastega, siis nad on väga harjunud sellega. Kõik etikeedid ja leibelid sa saad Amazoni enda süsteemidest. Ainuke asi, mida sina pead tegema, on alla laadida endale tootekoodid, sest sa lood unikaalset toodet. Sa ei lähe Amazoni müüma olemasolevat toodet. Ja sul on vaja minna leheküljele nimega gs1.ee. See on aastatasu, 120 € vist, aga sa saad seal luua unikaalsed tootekoodid ja nende tootekoodidega me loome listingud ja siis see on alus selleks, et me hakkame saama Amazoni enda triipkoode ja tarnekleepse oma tarnetele. Super. Siis küsib Kerlika, et kuhu maale on vaja pakendada toode Amazoni lao jaoks, et kas peab olema ingliskeelne tootejuhend kindlasti pakendi peal? Ja kindlasti peab, see ei ole isegi Amazoni nõue, vaid see on rahvusvahelises kaubanduse nõue. Kui sa oled Euroopas müüd, eks ju, 5-6 turuplatsis, et siis pead arvestama, et ikkagi põhiinfo peab olema ka kõikides nendes keeltes olemas. Esimene pool küsimusest oli vist ka, ma unustasin selle ära. Ei, kõik sai hästi, et kuhu maale on vaja pakendada Amazoni, nagu kuhu maale on toode vaja pakendada, et see Amazoni lao jaoks vastuvõetav oleks? Võib-olla pakendamise koha pealt veel nii palju, et su toode peab olema suuteline maha kukkuma betoonpõrandale 5 korda kõik erinevate nurkade alt, ilma et ta saaks kahju. Nüüd sinu küsimus on see, mis peab juhtuma selleks, et mu toode ei lähe katki, kui ta kukub maha 5 korda. Su pakend peab säilima, su toode peab säilima, vedelike puudrite kreemide puhul peab olema double seal ehk siis kilefoolium kate pluss veel kork. Kui sul seda ei ole, siis sellised lekivad asjad tuleb panna kilekotti. Need nõuded on Amazonil kõik kenasti välja toodud. Okay. Siis on küsimus, et kas Amazonis on mõeldav ka ainult Euroopa turgu sihtida või ei saa USA-s kuidagi mööda minna? Võid Euroopa turgu sihtida küll, aga laadi endale Helium 10 extension, seal on selline tööriist nagu X-Ray ja X-Ray'ga sa näed ära, kas müük toimub Saksamaa, UK, Hispaania turul. Kui müügid toimuvad, siis mine, kui müük ei toimu, ära mine. Selge. Vastus olemas. Nii, siis küsimus Liisilt, et kui tootel on FDA approval, kas saab hakata USA-s müüma või tuleb veel midagi muud taotleda?
Ma tean ühte väga praktilist case'i ühelt kolleegilt, kellel oli FDA approval, see oli toiduaine ja tuli välja, et tollis FDA approvalist üksi ei piisanud. Nüüd kõiki dokumente me alguses alustades ei suuda kuskilt välja guugeldada ega keegi ei suuda meile öelda. Ma soovitan, et saada 3 tükki sellest tootest Ameerikasse ja vaata, mis tollis saab. Ja siis tulevad välja, sa saad väga odava rahaga teada, mis dokumente sul veel vaja on. Okei. Siis Liisi küsib veel sellist küsimust ka, et kui on olemas Amazoni konto ja proovis teha ka uue UK turul kontot, ehk et ütleb, et ei saa. Kas see on tingitud koroonast või saaksin selle UK konto kuidagi USA konto kaudu aktiveerida või siduda omavahel? See on tingitud koroonast. Euroopas on väga paljud tegevused praeguseks peatatud, kuna kaubapinnad on reserveeritud ainult esmatarbekaupadele ja see on väga suure tõenäosusega seotud koroonaga. Sest muidu on Amazoni siseselt erinevatele turgudele laienemine väga kerge. Okei, tänud sulle. Siis on, milline on Amazoni tasu kokku circa 30% ja kuidas hinnata võimalikke müügikoguseid uue toote puhul? 2 küsimust. Ja, 30% on enam-vähem õige ja uue toote koguseid sa saad teada, kui sa sellesama Helium-10 extensioni endale Chrome'i laadid alla, X-ray'ga vaatad, paljud konkurendid müüvad ja kui sa leiad sellise palju rääkimist, sisenemispunkti, kus on vähe, ütleme nii, et sa leiad mõned tooted, millel on alla 100 review, nad teevad 4-7 käivet, siis need on need konkurendid, kelle sarnane sa tahad olla. Mis peaks juhtuma, et sa oled parem kui nemad? Oma lansseerimiskoguse saad kätte, kui sa vaatad, palju nemad müüvad. Ja siis sa otsustad ära, kas sa lähed, ostad 1 kuu koguse välja või sa ostad 3 kuu koguse välja. Need on erinevad taktikad, nende lahti seletamine võtab küll natukene aega, aga sa võid hästi vabalt alustada ka 1 kuu taktikaga ehk siis 30 päevaga saad aru, kas su tootel on üldse elujõudu. Kas selle kuu aega peaks tekkima väga kiiresti aru saama, kas see toode elab või ei ela üldse? Ja 30 päevaga sa saad suhteliselt hea pildi ette. Okei. Ja ei tohi jääda liigselt kaua kinni. Amazonis toote lansseerimine ei tähenda, et sa paned toote üles ja ootad raha. Ei, meil on ikkagi õppime lansseerimistegevusi eraldi ja seal on väga palju elemente, mida enda kasvuks saab tööle panna. Aga keegi pole küsinud sellist küsimust, mis minu mõttes on pikalt olnud, et kuulan siin Tegle ja vaatan, kuidas inimesed toimetavad, et kui ma otsin seda X ägedat toodet, kust leida ideed, kuidas ma nüüd tean, mis võiks olla see kodukaupade parim toode, mis võiks müüa, et anna mulle 5 soovitust, kuidas leida see toote idee. Amazoni turg minna valutama. Oi, see on mega põnev teema. Me just kolleegi Mihkliga rääkisime sügisel 5 tundi järjest sellel eraldi seminaril, kuidas leida hea toote idee. Sul on lahti Amazon, sul on lahti see Helium-10 extension, siis sa paned ennast näiteks kasvuhoonesse kinni. Sul on seal tomati riputamise nöör, sa lükkad selle Amazoni sisse, vaatad, vaatad Helium-10-ga, palju teevad need nöörimüüjad käivet, eks ole. Kas seal on mõned konkurendid, kellel on vähem kui 100 review'd? Mis peaks juhtuma, et ma oleksin parem nende väärtuspakkumisest? Ja niimoodi see on nii-öelda touch list ehk siis mida sa saad katsuda oma enda elamises, on üks viis, kuidas tooteid leida. Teine on surfata Amazoni enda bestseller listides, most wished for ehk siis kinkelistides. Teine variant on näiteks surfata mõnedes niši e-poodides ja vaadata, mis on nende bestseller listides ja vaadata, võrrelda ära, mis Amazonis selles segmendis toimub. Mida ma olen näinud on see, et niši e-poodide hinnapunktid on palju madalamad kui Amazonis. Nii et Amazonis saab sama kauba eest küsida 2-kordset hinda kohati ja mõnikord jällegi ei saa, eks ole. Nii et neid toote idee leidmise võimalusi on meeletult palju. Sul peab lihtsalt olema 3 asja. Kus iganes kohas sa tõmbad selle idee, sul peab olema Amazon lahti ja siis Helium-10 X-ray extension, et sa näed ära, mis selles segmendis toimub. Ja väga oluline on teada, kui ei ole müüke selle otsisõnaga, siis sina sinna lansseerima ei lähe, sest nõudlus sinu kaubale ei ole. Me ei lähe sellist ükssarvikut sinna tegema. Kõik uued innovatiivsed tooted, millel ei ole veel välja kujunenud otsifraasi, kuuluvad kuskile mujale.
mitte Amazon. Amazon on nagu suur Selver. Kui see ei sobi Selverisse, siis on natukene keerulisem. Kas sa tead, Egle, kas Eesti disaini on kuidagimoodi Amazoni transporditud heas mõttes on? Pigem ma lükkaksin selle Etsisse. Eesti disain on ikka kübarad ja asjad, need lähevad Etsis rohkem peale. Amazon ei ole, ega me Selveriski väga palju Steinhausi kaupa ju ei leia, et midagi pole teha. Hinnapunkt on Etsis hoopis kõrgem ja Amazon pigem läheb kaubaks ikkagi odavam kraam ja ütleme, et positsioonid nähtavuses me saavutame suure läbimüügiga, aga suure läbimüügiga ei ole mitte kunagi eksklusiivsed kaubad. Et ikkagi peaks selle toote nagu arendamisel mõtlema selle peale, et mis on see selline igapäeva esmatarbe kaup, mida läheb inimesel kogu aeg vaja põhimõtteliselt. Kas nii võib mõelda? Ja siis sa loed reaalseid klientide tagasisidesid. Klient ütleb näiteks, et see tass, ma ei tea, võiks olla veidi suurem, et mingi puljongi pakk ei mahu siia ära, kui 300 milline on ja või siis, et see kõrv on liiga väike või ma tahaks, et siin oleks mingi kuldsed täpid peal. Sa nopid klientide käest neid ideid, sa kunagi ise ei lähe puhtalt lehelt leiutama. Ehk tuleb olla ise hästi avatud ja testida seda ideed. Ja, sa pead olema nõus klienti kuulama ja kui sa klienti kuulad, siis klient ütleb sulle ära, mis su järgmine toode on. Suurepärane. Eks sellega ole ka siin nende klassikalises traditsioonilises äris, et kuula klienti, küsi kliendi käest ja klient annab informatsiooni sulle. Küsimus veel, et kui toode ei müü, et kuidas siis kauba tagasi saada? Kui toode ei müü, siis sa võid, siis on create removal order, see on nüüd juba spetsiifiline termin, aga sa võid lasta taga hävitada, sest Eestisse tagasi tuua või kuhu iganes Ameerikas viia on teda mõttetult kallis. Ma pigem laseks ta hävitada. Aga ma esialgu prooviksin muude vahenditega sellest kaubast lahti saada ja sinna hulku kuulab ka oma hinnaga müük. Oled sa teinud seda ise? No ja, muidugi, ma olen palju feilinud. Seda nii tore oli kuulda seda, et sa nii julgelt ja avatult rääkisid sellest feilimisest ja raha kaotamisest. Ma kuulsin neid summasid ja mõtlesin, vau, missugune naine. Aga siin on veel küsimus, et Liina küsib, et Egle, kas sinu kanalis, Amazoni kanalis näeb sinu tooteid, saab kiigata? Ei näe, sellepärast, et Amazoni müüjad ei käi plakatiga tee peal ringi, sest kui sa mõtled selle peale, et 80% sinu tööst on kulisside tagune, ehk siis enne veel, kui toode jõuab turule, siis sa tegelikult paned 80% tööd sisse, et leida need kõige magusamad sisenemiskohad, siis nendega sa ilmtingimata ei taha lehvitada linna peal ringi. Ehk et see on see ärisaladus? Ärisaladus, aga kui sa tuled Amazoni kogukonda, sa oled suuremate müüjatega juba tuttav, siis me teame ikka üksteise tooteid. Me kunagi ei läheks kolleegi tooteid tegema. Ehk et see on see aususe printsiip põhimõtteliselt, mis alati äris kaasas käib. Ja. Küsimus veel, et kui sa ütleksid, et 3 sellist klassikalist viga, mida inimesed alati alustades teevad, mida peaks vältima? Absoluutselt ja esimene on see, et kui juhtub mingisugune tagasilöök, siis seda ei võeta kui õppetundi, seda võetakse kui lüüa saamist ja visatakse oma arvuti nurka. Ei ole nii. Iga valus õppetund või vähem valusam õppetund on tegelikult lihtsalt üks trepiaste, millest edasi minna. Teine asi on see, et kui sa oled leidnud hea toote ja ta ära lansseerinud, siis sa liiga kauaks jääd kinni sinna limpsimise faasi. Sa pead kogu aeg tooma juurde uusi tooteid selleks, et leida lõpuks see toode, mida sa tahad hakata arendama horisontaalselt, vertikaalselt, basteerida Euroopasse, Kanadasse, Austraaliasse, Mehhikosse, aga see peab olema kaup, mille põhitoode teeks vähemasti 5-kohalise käibe kuus. Ja sellise toote leidmine võtab lihtsalt natukene aega. Kolmas... Ma isegi kolmandat ei tea, need 2 esimest on lihtsalt väga ja see esimene, kusjuures on kõige olulisem, kui me adapteerime selle ära, et mingi probleem on tegelikult võimalus ja kui sa mõtled selle peale, siis tegelikult on võimalus. Selle mõtteviisi ära adapteerid siis ettevõtlus, mis iganes valdkonnas, mitte ainult e-kaubanduses on sinu jaoks lahti. Just tahtsin sama öelda, et see on paralleelselt tõmmatav klassikalise traditsioonilise ärisse nii-öelda. Aga siis on veel küsimus Siljalt, et
Kas ma sain korrektselt aru, küsib Silja, et kui toodet Amazonis müügil üldse ei olegi, et kas siis on liiga riskantne selle müümisega alustada, et Ei pigem ole. toode, mida müüakse ja teha ise lihtsalt paremini, unikaalsemalt? Ja teine variant on alati kindlam. Esimene variant ei tähenda ilmtingimata surmahoopi, aga sellisel juhul me identifitseerime ära, kui palju otsinguid kuus sellele otsifraasile tuleb, millega sinu toode peaks kliendina nähtavaks saama. Kui otsinguid ei ole, siis me kindlasti ei lähe. Kui otsing on olemas, no siis palju õnne, sa oled kullasoone peale sattunud. Okay. Konkurents puudub, aga otsingud on olemas. Aga kas kellelgi on küsimusi veel julgelt? Kerlika teeb ettepaneku siin, et võiks kuidagi alustajatest grupi kokku panna, et kas on keegi huviline nii-öelda sellel teel koos edasi liikuma, et selles mõttes võib julgelt seda naisettevõtluse Facebooki lehte selle kanalina kasutada. Kui kellelgi tekib mõte ja tahaks veel liituda, siis ma arvan, et see on täiesti okei ja teha üleskutse ja ma arvan, et sealt inimesed liituvad. Ja vabalt ja panin just üles, et koguda, kes veel tahab küsimust küsida, siis otsi Facebookist Amazoni kooli, pane sinna oma küsimus, ma vastan seal ära. Et nagu küsi vastuseta kindlasti küsimused ei jää. Küsimusi on palju, kui pihta hakkad, läheb veel hullemaks, on ju, aga ma olen olemas, Google on olemas, YouTube on olemas, nii et ma ei näe probleemi. Küsin uuesti veel küsimuse. Kas Amazon fee on per marketplace? Küsib Kristjan. Amazon fee on üldiselt suhteliselt ühetaoline, vahet ei ole, mis turul sa müüd. Nii et per marketplace tähendab kas Ameerika, Kanada, Euroopas, siis Saksamaa, Hispaania. Nad on suhteliselt sarnased, kui nad erinevad, see on erinevad sentidega. Nii et ja, ta on per marketplace, aga ta ei erine marketplace'ide vahel väga palju. Okei. Aga mulle praegu tundub, et küsimusi rohkem ei ole, et nii, ahah, tuli suur tänu Eglele ja selles mõttes, et aitäh. Aga mina ütleks sulle ka, Egle, suur aitäh. Ma püüdsin ühe sellise vahva lause sinu tänasest ettekandest kinni, et me leiame neid võimalusi siis, kui oleme sunnitud neid leidma. Ehk et see mõte, et panna ennast kuskile sellisesse fookusnurka ja võttagi süveneda ja leida neid uusi mõtteid. Ehk et siis need ka kindlasti tekivad nii-öelda, et loovalt, lennukalt uute ideede poole ja ilmselt kes riskib, see joob ka šampust, eks ole. Ja kui me mõtleme selle peale, et mis on see kõige halvem, mis saab meiega juhtuda, kui me ettevõtlust alustame, siis seda harjutust ilmselt 2018 kriisi ajal nii mõnedki meist tegid läbi. Me jõuame ikkagi sinnamaani, et ega me ju maha ei sure. Kuskil maal vanaema juures mingi porgand kuskil peenras ikka kasvab. Et pigem on see õpiprotsess, pigem ütleks, et Amazonis või e-kaubanduse alustamine on niisugune nagu ülikoolikraadi omandamine. Sinna tuleb raha sisse panna, sinna tuleb aega sisse panna, aga see, mida on võimalik nende teadmistega luua, on täna, ma olen toimetanud selles valdkonnas 3 aastat ja ma olen alles alustaja ja meil on juba 2,5 millised käibed, nii et sellisel juhul ma nagu pigem ütleks, et sky is the limit, pigem on küsimus selles, et kuidas kõike seda teha niimoodi, et sa kordad võimalikult edukalt seda, mida sa oled juba õppinud. Ja, aga suur tänu, Egle, et sinu tänane, tuli veel üks küsimus, tahtsime juba otsad kokku tõmmata. Kas villased sokid kuuluvad riiete kategooriasse ehk et siis ei saa individuaalplaaniga ehk et siis müüa? Kui sa oma individuaalse plaani ära teed ja teed sokkidele listingu, siis sa saad teada, kas sul tuleb mingi error message või mitte. Nii et seda on alati mõttekas teha. Aga villased sokid, ma kujutan ette, et kui sa need just masinaga ei koo, siis käsitöö asjad kindlasti ma paneksin pigem Etsisse. Okei. Aga aitäh, Egle, ja meie tänane selline veebiseminar on ka järelvaadatav, nagu ma ütlesin, mille leiab siis Naised ettevõtluse Facebooki lehelt ja Eesti ettevõtlike naiste organisatsiooni blogist. Nii et suur aitäh ja meie järgmine veebiseminar on juba järgmisel esmaspäeval ja räägime, kuidas oma äri digitaliseerida ja räägib sellest Siiri Puttonen. Nii et meil põnevad teemad jätkuvad ja aitäh kõigile kuulajatele, olge uudishimulikud ja julgelt eesmärkidele ikka lähemale. Aitäh, kohtume tulevikus!
kohtumiseni.